Tere! Oleme jälle grilli juures ja täna me ei täida jalapeenosid, aga täidame paprikaid. Ja täna me ei täida neid juustuga, vaid täidame veise hakklihaga. Nii et siirdume laua taha ja hakkame siis pihta, mismoodi ja kuidas need asjad täpsemalt käivad. Kasutama hakkan siis veiseliha, nagu öeldud sai, mozzarella juustu, paprikaid, kas neid pikkasid või väikseid, kuidas saadavus on, mõned piprad, loomulikult barbecue-kaste, sool, sibulad ja peekon ja kõik, mis nende asjade jaoks tarvilik veel peaks olema. Hakkame kuskilt otsast pihta ja näiteks hakkame hakkima sibulaid. Täna kasutan Charlotte sibulaid. Midagi. Võtame tunde järgi 4-5 tükki. Vaatame, kui palju siit seda sibulat iseenesest saab. Puhastan nad ära ja olen kohe tagasi. Sibulad on kooritud. Igaüks teab, kuidas sibulaid peeneks hakkida. Ma ei hakka täna hakkima neid, vaid panen nad siia purustajasse, kuna mul on võimalus seda teha. Ja lasen nad peeneks. Sai oluliselt kiiremini kui noaga jahmerdades. Kallame need ilusti siia kaussi. Või kas kallamine just on õige sõna? Sibulad on kausis. Lisame hakkliha. Ja kui mul on huvi pärast kahte erinevat, siis segame nad kokku. Nüüd oleks aeg ka maitsestada. Aga seal muud polegi, kui lisame soola. Mina kasutan suitsusoola. Ja natukene pipart või piprasegu. Antud juhul mul on piprasegu. Paneme maitse järgi. Arvan, et õige aeg on ka lisada mozzarella juust. Niimoodi hea oleks kohe tükkida teha. Võib ka tavalist riivjuustu siia, ma arvan, kasutada ei ole ka midagi hullu. Paneme kohe 2 tükki. Ja segame selle kõik läbi. Liha on ilusti kokku segatud. Aega võtta ette paprikad. Ma võtan need suured esialgu. Vähemalt ühe siit. Ja proovime ta siis täpselt pooleks lõigata. Seest tühjaks, ega siin palju suurt ei olegi. Võtame ühe väikse ka huvi pärast proovi jaoks. Samamoodi lõikame pooleks. Siin on natuke rohkem. Ja teeme seemnetest tühjaks.
ega ei olegi midagi, võtame natukene liha ja täidame selle paprika. Võib-olla isegi sai natuke palju, ei ole hullu. Võtame selle samamoodi. Paneme selle liha täis. Ja aeg keerata peekonisse. Proovime siis Maximast ostetud peekonit. Ei tea, pole kunagi kasutanud. Kas kõlbab? Tundub, et kõlbab. Keerame nagu ikka peekonisse. Arvan, et suure peale läheb rohkem kui üks peekon, aga sellega ma olin juba arvestanud. Aha. Vaatame, mitu peekoniviilu siis läheb ühe pikema paprika jaoks. Tundub, et see maagiline number on 3. Ja nii ta ongi. Ja valmis ta ongi. Nüüd ma keeran kõik paprikasse. Kõik paprikad keeran peekonisse. Täidan lihaga ennem loomulikult. Ja siis jätkame. Paprikad on mässitud. Ja kui te olete sama entusiastlik nagu mina olin seoses veiselihaga ja võib-olla ka peekoni kogusega, siis alati saab teha sellise pätsikese sellest järgi jäänud lihast ja peekonist, mille võib ju ka kuhugi siia nurga peale panna küpsema. Aga kui teil kõik klappis, siis hakkame järjest panema neid. See on natuke pahasti mässitud siin. Ei ole hullu. Hakkame järjest panema neid ilusti siia resti peale. Ja täpselt samamoodi nagu eelmine kordki, umbes 150-160 kraadi juures 45–50 minutit. Ja siis hakkame neid glasuurima. Täpselt nagu jalapeno poperseid. Loodan, et kõik ilusti ära mahub. Nii nagu planeeritud oli. Seda pätsikest ju mul planeeritud ei olnud. Aga tundub, et mahutame ära ilusti kõik. Sulgeme kaane ja laseme küpseda. Järgmine kord, kui avame kaane, on möödas, ma arvan, 45-50 minutit. Ja siis hakkame glasuurima. Olemegi jõudnud nii kaugele, et 50 minutit on möödas. Paneme paprikakastet topsi sisse ja võtame silikonpinsli ja pintseldame kõik üle. Ehk glasuurime barbecue astmega. Ja ootame 10 minutit. Ongi möödas 10 minutit. Aeg paprikad maha võtta. Võtame taldriku ja hakkame neid siia taldriku peale ilusti panema. Paprikad ongi ilusti valmis taldriku peal ja söömiseks küpsed. Nii et soovitan teil ka teha. Saad ahjus ka teha. Ei pea tingimata selline grill olema. Võib ka gaasigrill olla. Nii et valikuvariante on.
soovin teile head isu kõigile ja ärge unustage siis videot likeida ja kanalile panna ka subscribe, nii et jääme järgmises